videolõunatund Nõmme raadios. Nii, tere maailm. Kuna on neljapäev, siis meil on, ütleme niimoodi, 3 apelsini programm, mille tähendusest me oleme ka varem rääkinud. Aga tegelikult enne, kui me hakkame kõigist nendest asjadest edasi rääkima, ma mõtlesin, et kui ma siia tulin, et tegelikult ma natuke räägiksin sellest, et milline on selle neljapäevase programmi või minu programmi või minu rääkimise eeskuju ja mis on vanasti nagu olnud. Tegelikult meie koostöö hakkas peale Andres Raidiga, kes nüüd on siis meil siin kolleeg lihtsalt esmaspäevasel päeval, aga me oleme teinud 2 saateid, tont teab kui kaua. Ja siis aga kuidagi läks niimoodi, et kõigepealt meid visati välja Tallinna televisioonis, võeti Tallinna televisioon lõppes ära. Ja pärast seda siis viskas meid välja EKRE, more specifically või spetsiifilisemalt Monika Helme, kelle kabinetis me Riigikogus tegime saadet nimega Pool kuu ja saate nimi Pool kuu tulenes selles, et meil oli saade iga 2 nädala tagant ehk siis iga poole kuu tagant. Nii, ja siis nüüd me siis ringiga oleme jõudnud siia Nõmme raadiosse ja tegelikult ega Nõmme raadios on ju ka need asjad olnud mitut moodi, sest mina üksi mäletan juba seda, et kui Nõmme raadio stuudio oli kunagi Nõmme pritsimeeste juures ja siis oli ta seal edasi õues, kus oli see hoiulaenu ühisus eespool, no ühesõnaga see Nõmme kõige tähtsam ja kõige ilusam klassikaline maja selle õues. No ja nüüd me siis oleme siin, mis on siis, ütleme niimoodi, Tähetorni lähedal olev omaaegne autobaasi ja ühes nendest on miks ma nagu hakkasin sellest rääkima, esiteks muidugi lihtsalt niisugune nostalgia tunne. Aga eks seal ole veel natuke ikka seda momenti ka, et mismoodi ja kuidas ja neid saateid tehti ja mis see idee oli ja nii edasi. Rajaja ja tegija tänase päevani on Margus Leppa, kuigi muidugi jah, tema probleem on selles, et ta ei saa praegu väga hästi rääkida. Aga ja haigus on ütlemata vastik ja valus, aga tuleb loota, et ehk jälle midagi aja jooksul nagu paremaks saab, sest nagu ma olen aru saanud, kui võtab tableti sisse, siis 4-5 tundi nagu on enam-vähem okei, aga käia on raske. Aga igal juhul tähendab, see on see Nõmme raadio ja Margus Leppa on sisuliselt üks ja see sama kuni tänase päevani. Aga siis, kui me omal ajal Andres Raidiga seda saadet alustasime, siis tol korral režissöör oli Grandström minu teada ja ma mäleta, kes veel, Toomas Lepp muide, siis ütleme, meil olid nagu erinevad taustad, kuidas ja miks me seda saadet tegema hakkasime ja ma siis mõtlesin just täna ka selle peale, et mis oli nagu minu taust ja mitte isegi niivõrd teemad, need olid lihtsalt erinevad, vaid see stiil ja kompositsioon ja ülesehitus ja nii edasi olid tegelikult mul ju laenatud Ameerika Ühendriikidest 10-11 aastat, kus ma elasin ja kus ma paratamatult, kus Ameerikas tuleb autoga tihti sõita, siis raadios ja kuuldud vestlussaated või talk show ja nii edasi. Ja mul tuli need kõige tähtsamad nimed lihtsalt praegu meelde sellepärast, et kui kellelgi siuke huvi on kuulata sellist tõeliselt tipptaset raadio jutu saadetes, siis võib-olla YouTube'is leiab nad alati üles, aga siis ma lihtsalt vähemalt nimetan need mõned nimed. Üks nendest oli Rush, kirjutatakse R-U-S-H, Limbo, nii nagu prantsuse perekonna nimi oleks Limbauk, Rush Limbo. Kahjuks lahkus 7-8 aastat tagasi, aga oli Ameerikas talk show host kuskil niimoodi iga päev, ta pani kuskil 3 tundi enam-vähem järjest, kusjuures ta võttis siis ka telefonikõnesid vastu ja ta tegi seda kuskil 1900 või 1987-8 ta alustas
Los Angeleses ta oli staadioni diktor, see, kes kuulutas, kes tuleb väljakule, kes väljakult ära läheb ja kes lõi ära ja kes ei löönud ja nii edasi. Õieti tema tegeles küll pesapalli kommenteerimisega, aga niimoodi vaikselt hakkas minema. Ja siis ta lõpuks oli siis New Yorgi raadiojaamas WABC ja siis lõpuks ta siis kolis ära Floridasse osaliselt kliimapõhjustel ja jama muidugi suures osas on selles, et ta suri, kusjuures ta oli napilt 60 aastat vana, aga ta oli alustanud kuskil 30-sena ja tema kohta oli teada, et teda iga päev, ma rõhutan iga päev, selle 3 tunni sees teda kuulas 20 miljonit kuulajat üle Ameerika ja 35 miljonit, nädala jooksul, nii nagu see kokku läheb. Ja ta oli siuke, ühesõnaga võib öelda niimoodi, et suures osas tema oli see, kes tegi ka Donald Trumpi esimese valimise ära, aga kes oli täiesti fanaatiline Ronald Reagani ja George Bushi pooldaja ja siuke tubli parem pool. Aga seal oli muidugi asi selles, et ta lisaks sellele oli veel ka tark ja andekas inimene, kes ei olnud lõpetanud ka keskkooli põhimõtteliselt distsipliini probleemide pärast. Aga ja kui ta oli ikka tõesti väga hästi see raadiosaade hakkas minema, siis selle nimi oli EIB Network, EIB, mille nimi oli siis Excellency in Broadcasting. Ja ta ütles, tema oli siis nagu see ekstsellents või kõige kõvem raadio jutusaate host ja oligi. Ja kusjuures muide ma mäletan tänase päevani, kuidas ma hakkasin teda kuulama. Tähendab, sattus autos mingisugune saatejaam ja sealt mingi jutt tuleb, aga jõle halvasti on kuulda. Tähendab, siuke sosin ja krigin ja see maksis püha jumalna, et mis see raadiojaamal viga on, et nad tõesti ei leia ühtegi inimest, kes normaalselt suudaks mikrofoni rääkida ilma igasuguste kriginate ja sosinateta ja nii edasi. Ja siis Rush Limbaugh vabandas, et ma täna räägin väga kehvasti, sellepärast, et mul on nädalavahetus, ma ravisin grippi siin, hakkab ära minema, päris ära läinud ei ole. Ja ma otsustasin, et ma ikkagi täna teen selle saate ära, sest ma sain aru, et veerand mind on oluliselt parem kui kes tahes teine Ameerika raadiojaamades. Ma ütlesin, võt see nüüd on küll ikkagi teatav ülbuse kraad ja nii edasi. Aga ühesõnaga nii, et sisuliselt ma olen nagu teda kuulates kasvanud ja Ameerikas elanud üle 10 aasta, ja nüüd on siis on ta kadunud. Kusjuures majakene, mis ta endale ostis või maja tähendab, ei ole kaugelt sellest kohast, kus elab ka Donald Trump ehk Mar-a-Lagos. Nii, see oleks siis nagu meie, minu üks selline raadioeeskuju. Teine raadioeeskuju on, muide ma veel kordan tema nime, et kui keegi tõesti proovib teda tagantjärele kuulata ja tõeliselt nautida väga head sellist sotsiaalpoliitilist raadioshow'd, mis ei ole vasakpoolne ühegi kandi peal, siis tema nimi on Rush, R-U-S-H, Rush ja perekonna nimi on Limbaugh. Aga okei, teda meil enam kahjuks nüüd ei ole. Aga järgmine nimi, mis ma tahaksin öelda, on üks selline show, mida tegi mees, kelle nimi oli Paul, eks ole, ja siis Harvey, H-A-R-V-E-Y, Paul Harvey. Tal oli mitu jutusaadet, aga tema siuke trumpsaade oli iga päev kell 12 kohaliku aja järgi. Ameerikas on, eks ole, 3 ajavööndit. See oli siis lääne aja järgi ehk meil siis Indianas Kesk-Ameerika aja järgi. Tal oli üks uudiste show iga päev kuni 10 minutit. Aga selle uudiste show eripära oli selles, et ta edastas ainult idiootseid uudiseid. Ja ta ei olnud rohke debelak, kes mõtleb midagi välja. Ta võttis asju nii, nagu nad tegelikult Ameerikas juhtusid ja otsis nendest, tal oli väga suur meeskond, kes temale muidugi töötas, otsis välja igasuguseid jaburaid ja lollakaid asju, mis Ameerikas eelmise 24 tunni jooksul olid juhtunud. Ja seda võiks pikalt rääkida, aga kuna eks ole, meie kuulajad ja me ise ei ole ju väga Ameerika asjadega kursis, siis ma lihtsalt toon ühe näite, mis on ka meie inimestele peaks olema arusaadav. Nimelt,
ühes suures Los Angelese erakliinikus ja haiglas oli see probleem, et ühel hetkel arstid EMO-s, erakorralise meditsiini osakonnas, avastasid, et kus seal oli 8-9 voodid seisid, nagu Ameerikas ikka seisavad nad sellise lehviku kujuliselt, keskel istub õde. Ja avastati, et selles intensiivpalatis on üks voodi, kus inimesed surevad rohkem kui 8 ülejäänus. Et tähendab, võtta, kuidas võtad, jälle läheb paar nädalat, läheb mööda, siin sureb ära, ülejäänud on elus. Jälle mööda, siin sureb ära ja jälle elus. Ja siis hakati uurima seal kliinikus, vaadati läbi haiguslood, mis haigused olid, milline arst oli, milline õde oli, mida rakendati, mida tehti, millises situatsioonis või millise haigusega see haige sisse tuli või mis seda ema asja tal tingis ja nii edasi. Vaadati kõik need asjad läbi ja ei midagi. Surevad ikkagi rohkem selles ühes, no mitte kõik, aga lihtsalt surevad rohkem selles ühes voodis kui ülejäänud 8. Ja asi läks isegi nii kaugele arstidel, šamaanidel, et kõigepealt nad püüdsid seda voodit tühjana hoida, aga nagu ma ütlesin, arstidel, šamaanidel oli ühine ettevõtmine, tähendab kõik šamaanid ja trummilööjad ja kõik tantsijad ja mis iganes indiaani suguharudest ja kõik nõiad kutsuti kohale ja vaatama, mis siis nagu õieti seal häda on. Ja ei ole midagi häda. Tähendab, lihtsalt on reaalne statistiline fakt. Siin surrakse 3-4 korda rohkem kui 8 ülejäänud voodis. Ja siis täiesti juhuslikult kogemata avastati üks teine asi, et vähe sellest, et siin surrakse rohkem, vaid et ka surrakse ühel spetsiifilisel nädalapäeval, nimelt laupäeval. Laupäeval surrakse rohkem kui kõigil ülejäänud päevadel kokku. Ja mis selgus? Laupäeval tuli sinna palatisse poole kohaga või kohakaasuse alusel või üks mingi vanem naisterahvas, koristaja, kes tuli sinna oma tolmuimejaga. Ja kui ta hakkas põrandat kraamima ja nii edasi, siis selleks, et kuskile ulatuda sinna voodi alla või kuskile, ta pidi selle tolmuimeja nii ära nihutama, et ta pidi tolmuimeja lükkama teise seinapistikusse. Ja see teine seinapistik oli see, et niipea kui ta selle välja tõmbas, et tolmuimeja sinna sisse lülitada, siis oli ka sellel haigel seal kõõks, sest kunstliku hingamise aparaat oli see, mille see koristaja oli siis välja tõmmanud. See oli üks nendest Paul Harvey show uudistest üle hulga aja. Aga tema oli ka väga sümpaatse olekuga ja häälega mees ja nii edasi. Siis oli veel üks duett. Võt see oli see, keda me püüdsime Andres Raidiga imiteerida mingil määral. Kuigi meil olid muidugi Andresega siin mingid omad probleemid seoses sellega, aga selle nimi on Hannity and Combs. Need on perekonna nimed. Hannity kirjutatakse nii nagu inglise keele oskaja kirjutatakse Hannity, lõpus on Y, and ja siis Combs, umbes nagu kamm. Hannity and Combs. Ma ei tea, mis sealt nüüd pikalt edasi on saanud, igal juhul see Alan Combs on eetrist minu teada kadunud ja Sean Hannity on alles. Selle show teine pool siis Hannity, Sean Hannity, tema on nüüd meil ka eestlastele, ma arvan vähemalt natukene või nendele, kes tunnevad huvi Ukraina uudiste ja poliitika vastu, peaks see nimi ja nägu tuttav olema, sellepärast Sean Hannity oli see, kes tegi intervjuu üle eile, see on siis teisipäeval. Sean Hannity tegi intervjuu Donald Trumpiga seoses kõigi, nii et ja siis veel enne seda ta on teinud teiste selliste väljapaistvate poliitikutega ja nii, et tema on täiesti elu ja tervise juures. Aga nende eripära oli see, mida me siis ka Andresega püüdsime natukene simuleerida, oli see, et üks oli parempoolne, teine oli vasakpoolne, kus juures nad olid valinud selle välja nii, et ütleme, kui meie Andresega tegime näo, et me oleme vasakpoolne ja parempoolne, leppisime kuidagi omavahel kokku, kus juures tegelikult me ei ole kumbki
noh, ühesõnaga me ei ole nii selge poliitilise orientatsiooniga ja nii edasi. Aga Hannity ja Combs olid selgelt, see Alan Combs oli nii vasakpoolne, et tema toetas näiteks viimati, kui ma üldse teda kuulsin kodus, kui olid eelmised valimised Bernie Sanders. Mäletate, oli selline mees, kes oli tegelikult mitte sotsiaaldemokraat, vaid kes oli otseselt marksist. Ja Alan Combs oli tema promoja ja nii edasi. Ja Sean Hannity siis vastupidi on siis praegu Donald Trumpi selline promoja või edendaja Ameerika häälingus. Aga see vasak parempoolne ja sellise selge konflikti tegemine, seda me vaatasime Andresega koos ja mõtlesime, et meie teeme täpselt samamoodi. Et meie tahame ka niimoodi, et kuulajal oleks väga lihtne aru saada, et mis on vasakpoolne, mis on parempoolne ja ta ei peaks hakkama mõistatama. Tegelikult muidugi võib kuulata igast teisi asju ka, aga et see vasak parempool poliitikas oleks väga selge. Praegu oleks, tähendab, me ei ole praegu Andresega koos, Andres oli siin esmaspäeval, muidu me peaks omavahel nagu hakkama vaidlema, aga ma kardan, et meil ei tule vaidlusest välja, sest me mõtleme ühtemoodi sellepärast, et issand abiga on nüüd parem vasakpoolne teema Eesti poliitikas ja Tallinna poliitikas väga selgelt näha. Eks ole, Riina Solman, kes on ka seotud selle Oleviste kiriku ja kõige sellega, panite tähele ju, eks ole, kus Riina Solman läks haiglasse mingi hädaga ja ütles, et vaatas, et ta tuntakse ära ja nii edasi. Ja ta sai ilma järjekorrata sisse, tähendab, see on tüüpiline vasakpoolne käitumine. Muide, see iseloomustab Isamaad ka muidu ülbitsemine või kuidagi nii, et rahvusest räägitakse küll, aga tegelikus elus seda ikkagi nii väga ju ei ole. Nii, mis meil siis? Ühesõnaga, need olid siis nagu 3 sellist eeskuju, keda me olime natukene Andresega kuulnud ja mina olin kuulnud ja nii edasi. Ja me tahtsime olla nii nagu nemad. Ja võib-olla meil isegi praegu kuidagi nagu tuleb välja, juba ainuüksi praegune teemavalik ja nii edasi. Ma arvan, et Rush Limbaugh oleks praegu minuga igatepidi rahul, et ma räägin sellistest asjadest ja enam-vähem samas stiilis, nagu tema seda omal ajal tegi. Aga siin on nüüd üks lisa väike detail, mis ma tahtsin juurde öelda, on see, et meil on olemas Rahvusringhääling. Üldiselt siuke nagu Lang ja Koorberg oma saates ütlevad, siuke vasakpoolne pioneeride ajaleht Eesti Rahvusringhääling. Siis siin on üks huvitav nüanss veel, et vaadake siin samas selles Nõmme raadios siin täna ja praegu, aga ka nendel eelmisel päeval korral, kus kohas ja kui suur on siis see stuudio, kus me praegu seda saadet teeme. Tähendab, siin on tuba, te näete palju seda taga on, sinnapoole on umbes teda sama palju, siis teed ukse lahti, on sama suur tuba kui see või natuke väiksem ja edasi on juba masseerija kabinet ja veel edasi on peldik, 2 peldikut ja siis on mingisugune logistikafirma ja nii edasi. Ja see ongi kõik see, mis Nõmme raadio käsutuses praegu on. Kui ma mõtlen selle peale, mis vanasti oli, siis ma nii täpselt väga ei mäleta, aga ega sealgi olukord selles mõttes väga teistsugune ei olnud. Ja kui me praegu paneme kõrvuti siia sellised raadiojaamad, nagu ütleme Usu raadiojaam, Raadio 7, mis on kuskil 3-4 tuba, Pereraadio, mis on Missioni keskuses 1,5 või 2 tuba ja nii edasi, igasugused muud Star FM-id ja kõik teised, siis mitte kellelgi nendest raadiojaamadest ei ole mitte midagi oluliselt suuremat kui see, mis on praegu olemas Nõmme raadios. Aga samas ma arvan, et me kõik mööname, et enamus meist just neid kuulabki. Mingil määral, tähendab, Eesti raadiost ei ole nagu suurt eriti midagi kuulata. Üks kord nädalas vist tuleb seal samusti saade, see on siis nagu enam-vähem kõik. Siis Rahva omakaitse, seal on siis Kivirähk, on ka 1 tund aega ja kah kõik. Aga kui me paneme kõrvuti kõik need ülejäänud programmid, seal esimesed ja teised ja mis igan, ei olegi midagi kuulata. Ja kõige hullem lugu on see, et sellele raadiojaamale või raadiokeskusele või mis iganes, mida kujutab endast Eesti Rahvusringhääling,
sellele ehitatakse nüüd juurde, ma ei tea, kas veel 10-11 korrust, tähendab need, kes Tallinnas teavad, kus on Lomonossovi tänav, vabandust, tähendab Gonsiori tänav nüüd, ja teavad, kus on Eesti Raadio, siis ees on see hästi suur maja, mis on kuskil 10-korruseline, taga, võt see on nüüd muidugi arhitektuuriline leid, praeguse nimega Uudistemaja on see pruun ehk vana raadiomaja, mis on võib-olla ütleme Eesti sellise funk arhitektuuri omast kohast tippteos. Ta ei saanudki muide valmis vabariigi ajal, aga ta ehitati lõpuni pärast siis, kui juba venelased siin sees olid 45. aastal. Nii et siis seal on 4 korrust, siis siin on 10, televiisor on nii nagu ta on, 2 siukest, tõesti tähendab, mida ei tea, seda ei tea, aga üldiselt seal on niimoodi, et seal on võimatu midagi üles leida. Lõppkokkuvõttes ma mäletan väga hästi, kui ma ükskord tulin Ameerika lennukiga Tallinnasse kuskil õhtul kell 11 saabusin ja meil oli siis kokku lepitud Urmas Ottiga, et Urmas Ott teeb carte blanches minuga ühe sihukese saatekese, mida ta siis ka tegi. Lõpetasime öösel kell 1:30 või midagi, lõpetasime ära ja ma hakkasin ära minema ja ma tõepoolest telemajas eksisin ära. Ma läksin sinna keldrisse ja seal ei ole võimalik. Ühesõnaga, ma ei tea, tänapäeval ma ütleks, et see on nagu varjend. Aga tegelikult lihtsalt on sellised pikad koridorid, seina mööda jooksevad torud, mis täiesti selgelt ei ole elektritorud. Ja siis ma mõtlesin, et püha jumal, et kui palju see seltskond seal situb, et nii jäme peab see olema. Või mis see oli? Ja kõige hullem on see, et ma läksin ära, ma ei saa Oti juurde tagasi kah, kes ma välja aitaks. Aga eks seal oli siis ka muidugi natukene hundi ja lavet pruugitud, aga lõpuks kuskil 40 minutit, 45 minutit ja lõpuks ma ikkagi nägin uuesti siis oma elus tähistaemast. Aga tähendab, minu küsimus on lihtsalt selles, et kui palju on neid ruume ja torusid ja prožektorid ja kõike selleks vaja, et teha ühte raadiojaama. See on siis Vikerraadio, siis seal ütleme Raadio 2 tõenäoliselt, siis veel midagi, 3-4 tükki ja nii edasi. Ja selle peale, ja sinna ehitatakse veel 10-korruseline otsa. Ärge arvake, et selle pärast saated paremaks lähevad, ei lähe. Ja vastupidi, tõeliselt häid saateid tehakse, mis me siin räägime, eks ole, Nõmme raadiogi, aga tõeliselt häid saateid tehakse ikkagi väikestes eraraadiojaamades, nii nagu need asjad olema peavad, seda enam muide, et tänapäeval ju selline, selle raadio tegemine või isegi televisiooni tegemine muide, eks ole, praegu, see ei eeldagi mitte mingisuguseid selliseid suuri investeeringuid ja tont teab mida. Ja ma hakkasin seda sellepärast rääkima, et see tuletas mulle veel meelde veel ühe sihukese raadiosaate, mis oli Chicagost, tuli seal lähedal, kus me elasime. Saate nimi on Don Wade and Roma. See oli Don Wade oli siis sihuke meesterahvas parempoolse kallakuga ja Roma oli siis naisterahvas vasakpoolse kallakuga, aga mitte nii väga. Ja huvitav oli see, et nad mõlemad olid teine teisega abielus. Nii et see oli abielupaar. Kusjuures nemad muide tegid seda saadet. Selle kanali nimi on WLS FM. WLS, see on siis Chicago sagedused ja siis FM on selge, eks ole, see sagedus või mis on ka meie saate olemas. Ja ühesõnaga, ega ma nii väga ei teadnudki sealt midagi, aga lihtsalt seal oli jällegi niimoodi, et nad olid minu ühe üliõpilase sugulased ja selle üliõpilasega me olime siis parasjagu Chicagos, ta küsis, et tahad näha, kuidas seda tehakse. Ma ütlesin, muidugi tahan näha. Ja siis ta viis mu sinna Don Wade ja Roma juurde stuudiosse, mis on niimoodi, et kui sa keerad lihtsalt kaamera paremale vasakule, siis sa näed, et see on täiesti tavaline 3 magamistoaga Chicago korter. Ja et nüüd on üks seda meiki vaja teha, nii edasi. Meiki tegi Rooma ise, tähendab, kõigepealt ta tegi oma mehele ja siis tegi endale ja oligi kõik korras.
ja nende ülejäänud päev, mis nende saated olid niimoodi, et olid hommikul 8-11, muide samas kanalis, kus Rush Limbaugh. Ülejäänud aeg nad lihtsalt vaatasid arvutist ajalehti ja tegid järgmise päeva saadet ja käisid jooksmas ja mida iganes. Ja ei olnud midagi 10-korruselist vaja, kus juures tähendab, kui me räägime saate kvaliteedist ja kui tihti see käis, näiteks see sama Don't Wait and Roma, siis on see vähemalt 10 korda, kui mitte 20 korda ägedam, kihvtim, targem ja sügavmõttelisem kui kõik ERR-i saated kokku. Nii et niisugused on need lood raadiotega. Ma tuletan igaks juhuks need nimed meelde, sest ma hakkasin sellest rääkima sellepärast, et üks inimene pööras mul tähelepanu seal nendele Ameerika raadiojaamadele. Et kui kellelgi tahtmist vaadata, on tõesti kuulata tõeliselt head tipptaset, kus juures ütleme sellise inglise keelega, millest igaüks ka aru saab, kas Eestis või kuskil Antslas, Jõgeval või Kurepalus või nii edasi. See on see inglise keel. See oli siis esimene oli siis Rush Limbaugh number 1, siis Paul Harvey, see oli see lugu haiglast. Ja siis olid Hannity and Combs, need olid siis parem pasak, tähendab see. Muide, seal oli veel üks nipp, mida me Andres Raidiga kasutasime, aga siis me jäime liiga laisaks. Eks ole, ma ütlesin, et Combs ja Hannity, et nad olid, üks oli parempoolne ja teine oli pahempoolne. Kusjuures, nagu ma ütlesin, nad olid ka tegelikus elus selliste poliitiliste vaadetega, siis nende trikk oli veel see, et nad kutsusid endale sageli küll, aga ühe inimese, kelle nad panid enda 2 vastu istuma või siis 2 inimest külla, et tekitada sellist ristküsitlust, mis oli ka iseenesest väga hea idee. Muide, see tuletab mulle ka meelde, et see Hannity and Combs, üks nende selliseid ristküsitletavaid oli Donald Trump veel sel ajal, kui Trumpil puudus vähemgi kavatsus üldse poliitikasse minna või kus ta lihtsalt esitas oma normaalseid ja parempoolseid vaateid. Nii, nüüd läheme siis edasi Rush Limbaugh stiilis, kes tegeles selliste konfliktsete asjadega. Ja konfliktsetest asjadest esimene, millest me räägime hästi lühidalt, aga me ei saa sellest rääkimata jätta, me peame selle teema ära markeerima. On see, et nüüd eeloleval pühapäeval tulevad siis Ungaris valimised. Viimase seisuga oli nüüd niimoodi, et üks küsitlusfirma, mille nimi on Median, aga ta on küll Ungari firma, aga ta küsitleb üldse kogu Ida- ja Kesk-Euroopat ja üldse poliitiline küsitlus. Tema viimased numbrid mineval pühapäeval olid niimoodi, et 58% toetasid Tissat, see on siis Orbani vastased, ja 35% Fidesit. No, mis me ikka oskame nii väga öelda, tähendab, millal see küsitlus oli? See küsitlus oli 20. kuni 30. märts, nii et ikka mõnda aega tagasi. No ja nüüd siis jääb üle küsimus, et mis siis ikkagi saama hakkab. Eks muidugi praegu on teataval määral sigatsemist seal ümber nüüd küll. Tähendab, esiteks seal on Vene luureteenistuse inimesed seal, kes agiteerivad Orbani poolt ja üleeile saabus Ungarisse J.D. Vance, USA asepresident, ka rääkima sellest, et kui te Orbanit ei vali, et siis läheb Ungaril kõik halvasti ja nii edasi. No see on nüüd muidugi kapitaalne sigadus sellepärast, et see on sõna otseses mõttes vahele segamine teistesse, nendesse valimistesse. Mis mina oskan ütelda, tähendab, kui nüüd arvestada seda, millised tendentsid Ungaris on olnud ja nii edasi, siis tegelikult ikkagi peaks nagu see Tissa võitma ja Orban peaks kaotama. Aga nüüd küsimus, kuidas see kõik Eestisse puutub? Miks see meile tähtis on, kes võidab ja kes ei võida? Meile muidugi on tähtis see, et Orban kaotaks. Orbani poolt on samal ajal Eestis EKRE, kes kiidab teda taevani. Kui Orban peaks võitma,
siis teda taevani kiitev ja toetav EKRE saab ikkagi väga suure kolaka endale sellest tulemusest. No see on samamoodi nagu Putin, eks ole, toetab ilmsesti Orbanit ja nii edasi. Nii et Putin ju toetas muide Trumpi ja Ameerika milline ja see ja kui paha on Joe Biden ja nii edasi. See oli Vene propagandakanalite üks selliseid põhiteemas. Nüüd Trump võitis ära, no ja oligi kolakas valmis. Putinil ei ole millegi üle rõõmustada. Tähendab, sama asi võib juhtuda ka EKRE-ga, kui nüüd Orban peaks võitma. Aga tegelikult miks see Orbani võit või kaotus meile tegelikult väga tähtis on? Ta on tähtis meile sellepärast, et Orbani käes on veetoõigus. Ehk teiste sõnadega ta võib blokeerida igasuguseid ettevõtmisi ja eriti finantseerimisi, mis tulevad läbi Euroopa Liidu. Ja kui me siin oleme rehkendanud, et siit tuleb meil 9 miljardit ja sealt tuleb meil see ja tuleb 3 raha ja Ungarile tuleb 12 miljardit, ei pruugi tulla. Üldsegi ei pruugi tulla. Kõik oleneb sellest, millises tujus parasjagu Orban juhtub olema. Nii et ühesõnaga, et siis me sattume sellesse olukorda, mida meil senini muide pole olnud, kus rahad, mis meie Euroopas saame, olenevad otseselt kellestki teisest. Tähendab, seniajani seda pole olnud. Seniajani on kõik Euroopa Komisjon ja on hääletanud ja kõik on olemas, me oleme kõik oma rahad kätte saanud, mis meil vaja on ja need, mis on kätte saamata, jumal tänatud, et me neid kunagi ka ei saaks, sest need on seotud Rail Balticuga. Nii et võib-olla Orbani võitust ainus kasulik Eestile on see, et Orban võib ära blokeerida Rail Balticu ehituse, mis oleks tegelikult väga sümpaatne asi tegelikult. Okay. Nii et ühe sõnaga kogu finantseering ja nii edasi on siis sellisel juhul Orbani suva taga. Ja teine asi muidugi, mis osas meil võivad siin küsimused ja probleemid tekkida, on NATO. Sellepärast, et Orban üldiselt NATOsse suhtub halvasti. Selles küsimuses toetab teda ka J.D. Vance, USA-se president ja Donald Trump ja nii edasi. Ja siis me oleme nüüd küll selles seisus, et Orban võib lihtsalt ühel päeval öelda, et milleks siin Eestis teil igasugused sõjaväebaasid ja värgid on ja nii edasi, mis kulutavad rahad. Me ei ole nõus neid enam finantseerima NATO fondidest ja nii edasi, nii edasi. Nii et need on need kohad, kus meil võib halvasti minna, juhul kui Orban võidab. Nüüd mina ei oska nagu väga hinnata, aga mul on selline tunne, et ta vast ikkagi ei võida. Sest see 20% vahe on siiski tähelepanuväärne ja seda nüüd nii väga kiiresti tasa teha tegelikult ei ole võimalik. Vist. Või on või? Ega ma ka nagu väga ei tea. Nüüd omaette ooper, jällegi läheme nüüd järgmine teema, nii nagu Rush Limbaugh kombeks oli, räägib selle loo ära, siis räägib teise, räägib kolmanda ja pärast siis kuulab, mis telefonis sellest asjast arvatakse. Nüüd järgmine teema on meil haridusminister, tule taevas appi. Kuidas me ta sinna saime, ma ei tea, aga ühesõnaga olukord on ikka väga mage. Alustame lihtsalt sellega, et meil on haridusminister, kes ei ole nõus kellegagi rääkima. Näiteks ma tean mitmeid õpetajaid, kes on tahtnud temale vastuvõtule minna, ma olen ise tahtnud taga rääkida seoses sellega, kuidas ta nüüd kõrghariduse on käkrasse keeranud ja nii edasi. Ja mis te arvate, kas ma siis sain? Ei saanud. Ma saan aru, et päris iga inimene ja siin võib-olla tõesti, aga siiski nii palju ma olen endine ja ikkagi poliitika olnud, ma tunnistan ausalt, mul ei ole kunagi veel elus olnud iseseisva vabariigi ajal, et ma tahan ministriga rääkida ja ma ei saa seda teha. Ei ole nii, et ma helistan sekretärile ja ütlen, et mul on homme kell 4 või sekretär ütleb, jaa, tore, helistan teile tagasi, helistab paari tunni peale, kas teile järgmine kolmapäev kell 8 sobib? Ma ütlen, jõle vara on. Ministri käest küsin, siis ministri ütleb, teeme kell 12. See oli nii nagu normaalselt valitsus pisitillukeses riigis toimib. Kristina Kallasega see ei toimi üldse. Tähendab, ma ise pluss veel terve rida kolleege, küll pedagooge, ka rektor ja nii edasi, kes on tahtnud Kristina Kallasele seal tähelepanu juhtida või vähemalt probleemi ära rääkida. Tutkit sa saad.
ainus variant, mis oli tähendab just see kõrghariduse probleemiga ja nii edasi, et vähemalt seal kantselei ülem või keegi sokutas niimoodi, et me saime rääkida haridusministeeriumi asekantsleriga. No need inimesed, kes Eesti riiki ei tunne, siis ühe sõnaga on, eks ole, kojamees, prügivedaja ja asekantsler. Umbes see on see hierarhia siis seal. Tore poiss oli, aga meie jutt lõppes sellega, et ta ütles, et aga ega mina ei saa midagi teha, et ega minister mind ka ei kuula. Nii et võt niisugune värk on meil praegu selles hariduses, ministeeriumides ja kõigi nendega. Peale selle see idee, mida nad masseerivad koos Katrin Raigiga selle kohta, et eesti keelele üleminek ei ole nii tähtis ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See lihtsalt tuletas mulle meelde ühe loo, kus Rakvere õpetaja, kelle nimi on Nikolai Kristoffer, Rakvere õpetaja, õpetab lastele loe ja kirjuta ladina keelt. Kusjuures nad loevad ühe tekstina, mida nad loevad, on Caesari Gallia sõjad. Need lapsed on 6., 7., 8. klassis. Ja Kristina Kallas ei saa eesti keelt kuidagi käima panna. Muide, see tuletab mulle meelde seda, et ma ei tea, ma tahtsin öelda, et oi, kus ma nüüd kahetsen, ma ei ole selles kindel. Aga selles koolis, kus mina käisin, see oli Tartu teine keskkool, Miina Härma nimeline ja mis on täna Miina Härma gümnaasium. Ka meil oli võimalus õppida ladina keelt 9., 10. ja 11. klassis. Ja alternatiiv oli kunsti ajalugu. Mina valisin muidugi kunsti ajaloo, sellepärast et keele õppimine tundus siuke morn ja värk ja mingil määral ma isegi natuke kahetsen seda, aga see oli võimalik. Ja kui on võimalik õpetada tavalises koolis ladina keelt, siis seletage mulle ära, kuidas ei ole võimalik õpetada eesti keelt. Ja ma väidan, et 3-aastase ladina keele õppimise järel oli võimalik mingisuguseid tekste lugeda. Näiteks seesama Cato ja kes iganes seal oli. Pärast mul oli natukene kahju, et ma ei õppinud seda ladina keelt siis, sest ma olin sunnitud teda õppima palju nigelamas ja raskemas variandis ülikoolis, sellepärast, et meie käisime ülikoolis, Nõukogude ülikoolis, siis kui meile õpetati ladina keelt 1,5 aastat. See on siis meile juristidele. Selleks, et me oleksime võimelised laias laastus aru saama Rooma õiguse tekstidest. Tänapäeval katsu üles leida isegi need ülikoolid, kus veel Rooma õigust õpetatakse Eestis. Minu teada peaaegu, et mitte kuskil. Ja kui siis ka õpetatakse, tähendab mingisugune värk vist Tallinna ülikoolis on, kus ma ka nagu veel hiljuti olin, aga igal juhul mujal kuskil ei ole. Moskva ülikoolis, muide, after all. Nii et ühesõnaga ma räägin seda selleks, et see Kristina Kallase jutt eesti keelest ja Katri Raik, kellega nad koos seda eesti keelt nagu püüavad kuidagi nagu maha suruda. Ühesõnaga, asi ei ole sisuline. Tähendab, sisuliselt on võimalik ikkagi keelt õpetada. Ega keegi ei ütle, et ladina keelt peab lasteaias õpetama või midagi niisugust tegema. Nii, nüüd siis uudis, mis on väärt Paul Harvey. Ta ei ole kahjuks Eestis ja nii edasi, aga see uudis on väärt Paul Harvey show uudiseid päeval kell 12. Nimelt, Saratovi linnas keelati ära sooja radiaatorid. Et need malmist, need, mis seal on, need siis keerati lahti, veele lükati punn ette, alt veepump pandi seisma ja nii edasi, et radiaatoreid Saratovi oblastis ei tohi olla. Mitte oblastis, vaid Saratovi linnas. Ja nüüd tekib loogiline küsimus, miks ei tohi ja nii edasi, et kas kellelgi on seda malmi vaja või millega teeb, või lihtsalt ei jätku soojust arvestades, kuidas Ukraina Saratovit pommitab nii edasi, et siis võtame selle sealt ära ja nii edasi, nii edasi.
Tutkid, ei tule uneski selle peale. Vene KGB ehk FSB praeguse sõnaga avastas, et nende torude pihta morsega koputades on võimalik edastada riigivastaseid sõnumeid. Ja point on selles, et loogiline küsimus samas majas, viiendalt ütleme Putini vastane, viiendalt korruselt läheb Putini vastase juurde esimese kord. Ei ole. Tähendab, kuna on tegelikult malbiga ja kuna seal sees jookseb vesi ja vesi on ju juht, mitte ainult energia, vaid ka sagedus ja helijuht ja nii edasi, kes on Pärnu rannas sukeldunud, teab ju väga hästi, et tegelikult vee all ju kuuleb ka igasuguseid asju. Ja ühesõnaga selleks, et ei oleks võimalik moodustada või luua või organiseerida Putini vastaseid organisatsioone, FSB kontrollis, kuidas asjad käivad ja nii oligi. See koputamine, eks ole, Morses ja ja nii edasi. Koputati siis tavalise toru luksepa selle suure võtmega. Ja siis öeldi, et nüüd Putin on siga või kaavokas ja nii edasi. Ja veel eriti, mis nagu ehmatas, oli see, et mitmed need uudised edastati, see, millest me varem rääkisime, erinevate raadiojaamade vahel. Nii et ühesõnaga igasugused Putini vastased ja halvad uudised tulid siis sealt kaudu. Nii et näete, ma arvan, et Paul Harvey oleks selle uudisega igatepidi rahul olnud. Muide, kui me Venemaast ja nendest asjadest siin räägime, siis nüüd selgus Dmitri Peskov, eks ole, see suur Putini pressišef ja nii edasi. Et ja kui asjad nii edasi lähevad, siis jääb ära ja ma ütlen, eestlased, et ei saa sellest aru, kui ma teile sellest räägin, see kahmulasi. See ei ole kahmulasi, tegemist on ülitähtsa asjaga. Jääb ära 9. mai võiduparaad. 9. mai on venelaste jaoks ja vene ofitsioosi jaoks tegelikult kõige tähtsam püha aastas üldse. Ta on tegelikult täiesti võrdväärne ülestõusmispühadega või isegi üle. Ja kui te vaatate, millised need paraadid on olnud Punasel väljakul, kus marsite, kus sõidab tehnika ja nii edasi, kuhu Putin tuleb ja juba nädal aega käib siis igavene gamma ja Vene massiteabevahendites, eriti riiklikes ja nii edasi, siis oli ju seal üks vahe oli ju siis surnud polgu paraad või mis asja, kus iga paraadist osavõtja pidi võtma sellise papist sihukese asja ja panema sinna oma surnud või suures Isamaa sõjas langenud vanaisa või kellegi pildi sinna peale ja siis võeti see toki otsa ja siis kogu see plats oli neid täis. See on lihtsalt üks näide, tähendab, kuidas. Ja rääkimata juba sellest, et vot see nüüd on jällegi niisugune, ma tahtsin öelda, et rääkimata sellest, et nad näitavad kõige võimsamat lahingutehnikat ja nii edasi. Sellega nüüd läheb kehvasti. Nad näitavad seda lahingutehnikat, mis on circa nii palju, kui mina oma selles nõrgas selles sõjalises teadmist tean. Üldiselt sellist tehnikat, mis on, ütleme, 2005-2010 ehk 15 aastat vanad mingisugused masinad, aga mitte kaasaegsemad, sellepärast neil juhtus ju siin probleem, kus tank jäi Punasel väljakul seisma ja mis iganes. Aga ühesõnaga see on see kõige tähtsam asi aastas. Omaette teema on seal siis istub Putini ümber on sõjaveteranid, pärast siis selgus, et need sõjaveteranid ei ole miskit sõjaveteranid, vaid lihtsalt mingisugused inimesed, kes on endale kulinad rinde riputanud ja nii edasi, mis muide on ju ka tegelikult täiesti loogiline. Sellepärast, kui me mõtleme selle peale, et kes veteranid, ma ei tea, mis võtame. Need polgupojad 10-aastased või nii edasi, siis nad pidid olema enam-vähem 1930, 35, 30, see on 70, paar 25 otsa, nad peaksid praegu olema 95-aastased. Nii et ei saa neid veterane sealt kuskilt olla, aga on, või mis, aga on leitud, on võetud ja ongi tegelikult totaalne jama. Kõik sellepärast, et see 9. mai on venelaste jaoks üks kõige tähtsamaid selliseid ja kõige suuremaid pühi ja propagandistliku tähendusega ja nii edasi, isegi praegust Ukraina operatsiooni ju võrreldatakse, et kas see nüüd on parem või tugevam
ja kuidas toimus võit 45. aastal ja kas selline võit nüüd uuesti tuleb Ukrainas ja nii edasi, tähendab, ei ole tähtis teema kogu aeg. Ja kui te lihtsalt siiralt usute, et ma räägin tõtt, et see on väga tähtis teema, siis sellisel juhul on selle paraadi ja selle ärajätmine ikkagi tegelikult siuke radikaalselt võimas sündmus, mitte paraad, vaid paraadi ärajätmine. Nii, täna hommikul, ma tahtsin sellest pikemalt rääkida, aga ta nüüd nii huvitav ka tegelikult ei ole, aga ikkagi. Bensiini hinnad, nii, ei jäänud midagi muud üle, kui täna vara hommikul pidin kõlistama oma Notre Dame'i ülikooli kolleegile, professorile. Niimoodi, et ma teadsin, et ta ärkab kell 5 üles, sellepärast ta käib kell 6 jooksmas. Ja küsisin, et kas sa oskad mulle öelda Indiana osariigis, meil seal South Bendi linnas ja nii edasi, et palju maksab liiter või gallon bensiini. Ja sain vastuse, ma ei tea, kas see meid innustab või ei innusta, nii edasi, 85 USA senti liiter, 85. Meil on üks kopikatega, kusjuures see on euro ja euro on ju oluliselt kallim kui USD, aga see on 85. Aga ta täpsustas veel, et tegelikult mõnel pool on kuskil ka 90 ja 1 euro ja nii edasi. Ja et tegelikult kui alla minna näiteks Floridasse või Texasesse nii edasi, siis seal võib olla ka rohkem, kuskil 2 ja nii edasi. Aga igal juhul on see 0,85, ütleme siis okei, Floridas seal, kus Trump on ja nii edasi, et siis seal on kuskil 1,20 eurot. Nii et siis kallid Eesti tarbijad, võtke teadmiseks. Muide, miks see hind nii suur on või nii madal on ja neil nii kõrge ja neil nii madal on. Esiteks muidugi ameeriklastel on oma nafta olemas ja eriti praegu, kus kogu see naftajama siin Euroopas käib ikka nii ja naa, et kas tuleb see naftajuhe truuspa läheb käima, ei lähe käima ja see mõjutab ikka ühes ja teises ja kolmandas suunas. See on oluline, see on kahtlemata oluline, aga veel olulisem on üks asi, mida me võime öelda ja mis meie valitsusele kindlasti ei meeldi, on see, et meil on oluliselt kõrgem käibemaks ja meil on olemas ka aktsiis. Seda ma nüüd oma semu käest ei küsinud ja ma olen elanud nii päriselt Ameerikas ikkagi üsna tükk aega tagasi, aga ma arvan, et ma ei eksi, kui näiteks Jüri Toomepuu või keegi satub meid kuulama, kes Ameerika vahet sagedamini käivad, et enamikus osariikides ei ole aktsiisi, mis meil on olemas. Ja teiseks on Ameerika kütuse käibemaks kuskil 10 senti ehk 2 korda madalam kui meil. Nii et küsimus ei ole mitte ainult selles, et Ameerikas on palju bensiini või naftat, vaid küsimus on selles, et nad ei maksusta seda eriti kõrgelt. Nii, ja ma vaatan natukene siin ühestki asjast. Vot see muide ongi selline tüüpiline Rush Limbaugh show. Mingi asi tuli meelde, bensiin, räägime selle ära, siis vaatame paberite pealt, mis siin veel on ja räägime tolle ära ja nii edasi. Nii et ma möönan, aga mulle tundub võib-olla, kui me niimoodi hop teeme, et siis võib-olla on ka mingil määral huvitav. On veel üks, Ungari sellest me rääkisime. Ungari valimistest me rääkisime, aga meil on teised valimised tulemas, mis on palju lõbusamad. Ja need on valimised, mis on seotud Kersti Kaljulaiuga. Nüüd, kus meil ülemused ja sportlased tahavad Kaljulaidu maha võtta, mis on issandale meelepärane tegu. Ma tahan, et me kõik õnnistaksime ja innustaksime oma kuulajaid, vaatajaid, et läheks ometi nii hästi, et me saaksime sellest Kersti Kaljulaiust seal lahti. Nii, muide pange tähele, et tegelikult ka Kersti Kaljulaiu puhul on meil mingil määral tegemist rahaliste probleemidega, ega keegi pole veel öelnud, et ta midagi on ära varastanud, aga kuidagi imelik tunne seal ümber ju tegelikult on olemas.
Ja kuna mina olen selle poolt, et Eestis ei ole presidenti üldse vaja ja teda tegelikult ka ei ole üldse vaja, siis ma tuletaksin meelde, et meil ei olegi sihukest presidenti olnud, kellega poleks üldse jamasid olnud. No hakkan peale, eks ole, Konstantin Päts, tema sai oma kolaka kätte ja läks ilusti Siberisse nii nagu kord ja kohus ja temaga läks nii ütelda õiglusvõidud, sest nii et temaga on kõik korras. Aga Päts alates sellest, kuidas ta hakkas vapsi kinni panema, lõpetades sellega, kuidas Päts oli erinevate pankade juhatuste liige ja nii edasi, see on siis number 1. Lennart Meri, võib-olla president, keda me kõige rohkem armastame ja kes muidu on ka igatepidi tore mees olnud ja see hästi särav isiksus, nii edasi. Meril olid ka probleemid. Meri probleem oli selle maja ehitamine, mida ta ehitas sinna Andineemele. Ma ei tea täpselt, mul ei löö see ette, mis seal täpselt juhtus, aga fakt on see, et selle ehitusettevõtja ja see muide, kes hakkas seal katust panema, see läks kinni 8 aastaks. Kusjuures, nii palju kui mina tean, see probleem oli selles, et see meritrikk oli muidugi niisugune, et seda isegi omal ajal üliõpilaste ehitusmalevas ei tehtud niimoodi. Ühesõnaga selle asemel, et esitada 2-kordne arve või 2-kordne faktuur mingi asja kohta, oli niimoodi, et esitas ainult 1 arve ja teine peideti ära. Ehk teiste sõnadega hakati maksma küll, või tähendab see maksmine või see hind tuli sisse, aga see hind teda näidati odavamana ja see hinnavahe läks siis Meri tööettevõtja oma taskusse. Nüüd läheme edasi. Rahvas tahtis hirmsasti Rüütlit ja ta Rüütli sai pärast Meri. Sealsed lood on niimoodi, et osa on teada, osa ei ole teada, tähendab muidugi Rüütel on poliitiliselt olnud Eestile ikkagi kohutavalt kahjulik või tähendab see risk, mille ta võttis ja lihtsalt vedas Eestil Rüütlile vaatamata. Aga eks temalgi olid omad väiksed vigurid küljes. Saaremaale sõidate mööda Saaremaa tammi, esimene asi, mis vasakule pöörab on Pöide ja Tornimäe ja seal kandis. Ja kui te sealt Piki merd edasi lähete, mis on siis vastavalt Saaremaa idarannik või seal on Natura alad kaitstavad. Rüütel laskis Natura maha võtta ja ehitas sinna endale maja või suvila või midagi, rääkimata juba nendest tema suvilatest ja viguritest, mis ta siin Tallinnas tegi. Toomas Hendrik Ilves, Ärma talu, sünge värk, eks ole. Seal trikk käis niimoodi, et Ärma talu ehitati või parandati ja ehitati turismitaluks. Ja kuna tegemist oli ettevõtlusega, siis Eesti riik, siis ettevõtlusrahad pandi sinna talule peale ja see talu tehti korda. Aga Ärmaga läks edasi niimoodi, et 3 kuud pärast seda, kui talu valmis oli, selgus, et seda ei saa turismi otstarbel kasutada, sellepärast, et seal on president, seal on ihukaitse ja seal on kõik julgestusmeetmed ja nii edasi, nii edasi. Nii et lühidalt siis riik ehitas Toomas Hendrik Ilvesele talumaja või kogu talukompleksi riigi rahade eest niimoodi, et Ilvesele ei olnudki vaja õieti midagi maksta. Kaljulaiuga me nüüd praegu rääkisime. Las nüüd EOK tegeleb nende asjadega, eks seal ole ka oma igasugused figurid, küll reisimised äriklassis ja mis iganes. Aga kas on nii võib-olla paras ütelda, et juhul kui Kersti Kaljulaid ei varastanud mitte midagi, siis on loogiline küsimus, miks ta seda ei teinud? Sellepärast, et Eesti president on isik, kes on seotud riigivara omades huvides kasutamisega. Karis on nii värske vend, et me tema kohta midagi ei tea, aga temast me teame küll aga seda, et see aeg, kui meile droon siia tuli, Karis sõitis minema, kui ma ei eksi, Ameerikasse. See on siis presidendi käitumine. Tähendab, juhul kui on karta rünnakut Eesti Vabariigi pihta, siis president tõmbab uttu kohe, veel isegi enne seda, kui see probleem iseenesest lahendatud on.
Vot need on meie nüüdsed siis presidendi variandid ja nii edasi. Kui nüüd tulla nüüd veel Kersti Kaljulaiu juurde tagasi, siis eks temal oli selliseid puhtpoliitilisi käkke ikkagi rohkem kui üks. Tuletame meelde minister Martti Kaasiku puhul, keda süüdistati, ma ei tea, Susi teab milles, küll oli see seal mingi vägivald või asjad või mingi siuke värk, mida selgus, et ei ole. Siis kui Martti Kuusik hakkas vanet andma Riigikogus, siis vabariigi president Kersti Kaljulaid tõusis püsti ja läks minema. Tähendab nii nagu 16-17 aastane plikatirts, kus juures Kersti Kaljulaid ei ole plikatirts ja ta ka ei näe välja kui plikatirts. Tegemist oli ikkagi, tahad või mitte, aga sel hetkel riigi peaga. Seal oli siis üldse muide kogu see lugu, millest me oleme ka siin natukene rääkinud, on need lähisuhte vägivallad ja värgid ja nii edasi, siis ma lihtsalt tuletan meelde selle loo, millest me rääkisime üle-eelmine kord oli see, et kui Kersti Kaljulaid esines vabariigi 100. aastapäeval Eesti Rahva Muuseumis, ta ei rääkinud Eesti riigist 100. aastapäeval, ta rääkis lähisuhte vägivallast. Mis siis on see tase, millest me räägime? Nii et niisugused lood on meil nende presidentidega ja hea küll, teeme siis niimoodi, et presidentidega on praegu lugu niimoodi, et me vaatame nüüd Ungarit, kus muide ei ole mitte president, vaid peaminister. Ja siis ootame, kuni tulevad mingisugused asjad, mis on seotud meil ka EOK-ga. Miks? Sellepärast, et see on huvitav. See on huvitav. Muide, see on üks kindel põhjus, miks eestlased hirmsasti tahavad presidenti otsevalimist. Just nimelt sellepärast nad tahavadki, et presidendi otsevalimine näeb välja nagu, ma ei tea, malemeistrite turniir või mingisugune hobuste võidujooks või midagi. Ja jõle kihvt on vaadata, tähendab, kes võidab, kes ei võida ja selle peale kihla vedada ja ühesõnaga, see on hasart. See ei ole midagi väärtuslikku, midagi vajalikku, aga see on ka hasart. Me oleme sellest juba rääkinud, et miks see kõik kahjulik on. Muide, üks asi. Aga ei, ma tahtsin rääkida ka elektrihindadest, aga ma vaatan, et kellaaeg on juba parasjagu nii kaugel, et jätame selle elektrihinna ja Kaljulaiu jätku järgmiseks korraks. Ma kasutan juhust, et tänada kõiki meie toetajaid. Olukord ei ole väga hea, midagi ei ole teha. Ajad on sellised. Meie raadiol aeg on keeruline. Ilma toetajateta see asi käima ei läheks. Meil on vastaseid, nende vastaste puhul hea uudis on see, et vastased ei saa meie käest raha ära võtta. Mis on pluss. Ja kui igaüks toetaks meid kas 1 euroga või paari euroga, meil oleks juba märgatavalt kergem. Nagu me teame, toetajad on meil siirad, vastalised on salakavalad. Nii et kui rahakoti põhjas eurokene või teine seal olemas on, siis oleks kena, kui te läkitaksite siia meie poole teele, et see raadiojaam ja need saated ka edaspidi alles oleksid. Aitäh!